tere tulemast Võitja tuleviku podcasti, siin vastame huvitavatele küsimustele ja anname ka natuke elulist nõu. Mina olen Robert. Ja mina olen Karoline ning täna räägime kliendihaldusest ja üldiselt projekti juhtimisest. Meil on täna siin kaks väga huvitavat külalist, et kas saaksite palun ennast tutvustada? Mina olen Kadri Taljaev ja töötan ProExpertis õppe- ja arengu eestvedajana. Tere, ja olen Ilmar Pralla, ProExpertis juhatuse liige ja siis paari sõnaga, et mis ettevõttest jutt on ka. ProExpert on üks Eesti vanimaid tarkvaraarendusettevõtteid. Kohe-kohe tähistame oma 30. juubelit ja meie omapära Eestis on vast see, et meie põhitegevuseks on masinate ja seadmete tööle panemine. Et meie tarkvaraarenduse projektid on väga paljudel juhtudel seotud ühest või teisest otsast mingite tööstusseadmetega. Olgu see tootmisliinide liikuma panemine või kraanade või liftide haldus või kliimaventilatsiooniseadmed, et kuskil seal meie projektides on masinad juures. Ja mida me nende masinatega teeme? Esiteks, kui meil kontoris ringi käia, siis meil on laua peal tihtipeale igasuguseid imelikke masinaid, mida me siis aitame tööle panna kliendi jaoks, aga lisaks sellele me siis ka ühendame need üle maailma laiali olevad tööstusseadmed üle pilvelahenduste kokku, et neid saaks kaugelt monitoorida, neid saaks kaugelt hallata. Teeme sinna peale erinevaid lahendusi lõppkasutajatele, olgu need siis koju näiteks ventilatsiooni või soojuspumba ostjad, et nemad saaksid oma konkreetset soojuspumpa juhtida või tehnikutele, et kes haldavad ühe või teise brändi pesumasinaid või midagi muud sellist, et need näeks, kuidas seadmed töötavad. Ja kuna jutt käib seadmetest ja seadmed tegelikult toodavad tohutus hulgas andmeid, siis üks osa meie tööst on siis ka see, et need seadmed oma andmed ilusal viisakal moel kokku koguksid ja meie nende peale siis andmemudeleid saaksime ehitada, mis aitab siis seadmetel ka targemalt käituda, oma tegevust optimeerida ja automatiseerida. Ehk et meie tegevusvaldkond on tarkvarad loomine seadmete juhtimiseks. Väga meeldib. Et räägiks siis natukene algusest üldse kliendisuhete loomisest, et kuidas see protsess välja näeb, et kuidas saab nii-öelda kliendiga selles algse suhet üldse luua, et tekitada sellist usalduväärsust ja legitiimsust nii-öelda? Usaldusväärsuse loomisega läheb alati aega. Et usaldusväärsuse loob eriti meie ettevõttes arendusmeeskond, kes kliendile tööd teeb. Ja usaldusväärsus kujuneb siis aja jooksul lähtuvalt sellest, et meeskond saab aru, mida kliendil vaja on, teeb kliendile selliseid pakkumisi, mille klient saab aru, et need talle sobivad ja teeb tööd ära enamus juhtudel nii nagu lubadused on antud. Ja niimoodi iga järgmise projektiga kasvab usaldus. Et kuna meie tööd on reeglina suured ja pikaajalised, siis selliseid müüke kuidagi e-maili teel teha ei õnnestu ja keegi niimoodi ainult veebilehte vaadates ei ole valmis pikaajalisi suuri projekte ostma. Et suhete loomine ei saa alati hästi minna, et millised on mõned sellised tavapärased vead, mis võivad siis kahjustada seda kliendisuhtlust? Kliendisuhte tervisele võib-olla kõige olulisem on alati hea, selge suhtlus kliendiga ja probleemid, mis kliendi suhtes tekivad, nad reeglina ikkagi saavad alguse just sellest, et kommunikatsioon kliendiga ei ole olnud püsiv ja arusaadav kliendi jaoks. Et võib-olla me ise ei olnud alguses piisavalt kuulaja rollis, ei teinud endale selgeks, mida klient tegelikult vajab, ei saanud kliendi ärist piisavalt hästi aru ja siis sellest lähtuvalt ei pakkunud võib-olla päris seda, mida kliendile vaja oli. Või siis alternatiivina me alustasime oma koostööd, aga siis koostöö käigus kliendile ei ole tekkinud tunnet, et projekt on tema kontrolli all ja ta kogu aeg saab aru, mis toimub
ja siis tekib kliendi poolt frustratsioon ja niisugune usalduse kaotus. Ja loomulikult, kui mingisugused probleemid projektides ette tulevad, siis avatud kommunikatsioon on ainus asi, mis seda kliendi suhet üldse sellisel hetkel päästa saab. Et kindlasti igas projektis tekib küsimusi, arutelukohti, vaidlusi, võimalik, et ka suuremaid probleeme. Et ainus võimalus sellises olukorras kliendi suhet hoida on väga selge, avatud, kiire kommunikatsioon kliendiga. Aga muidu, kui tihti juhtub nii, et kohe alguses läheb midagi nässu? Kohe alguses. Ehk et siis, kui me uue kliendiga kohtume ja alles pakkumisi läbi räägime. No vahel võib ka niimoodi minna ja sellisel juhul ikkagi see probleem oli selles, et me ei saanud ise piisavalt hästi aru, mida see klient teeb, mis tema äri on, miks see konkreetne projekt tema äris nii suure tähtsusega on, et nad tahavad seda teha. Me ei saanud võib-olla aru, mis on kliendile selle projekti juures kõige olulisem ja me ei osanud teha sellist lahendust pakkuda, mille osas kliendil oleks tekkinud tunne, et just see on see, mis tema äri edasi aitab. Et siis, kui kohe alguses kliendi suhe ebaõnnestuma kipub, eks see on meie kuulamise ja kliendi mõistmise viga olnud. Millal võib-olla siis nagu teada anda, et nagu projektis on meil mingid probleemid või on mingid lahkarvamused, et kuidas seda nagu hästi sõnastada ja nagu kuidas seda nii-öelda selgelt kommunikeerida? Hea kliendi suhtlus peab igal juhul algama juba enne, kui see projekt käima läheb. Et projekti planeerimine peaks juba toimuma kliendi ja arendusmeeskonna koostöös. See tagab selle, et arendusmeeskond ühelt poolt tõesti saab aru, mida kliendil on vaja. Me pakume, saame anda oma parima, et me pakuks kliendile seda, mis on vaja. Ja teistpidi klient ka saab seeläbi paremini aru, millest me räägime, kuidas me näeme, et projekt toimima hakkab, kuidas see koostöö meie näes toimima hakkaks. Ehk et see suhtlus igal juhul peab hakkama juba ennem, kui hakkab töö. Kui nüüd konkreetselt probleemidest rääkida, siis reegel on hästi lihtne, et kui probleemid kerkivad, siis tuleb nendest rääkida võimalikult varakult, koheselt. Ja tegelikult väga tihti probleemid ei teki projektis üleöö, vaid nad niimoodi aeglaselt ilmuvad välja. Alguses on nad sellised väiksed möödarääkimised, väiksed erinevalt mõistmised, väikesed erinevad ootused ja juba siis, kui arendusmeeskond tunneb, et mingis küsimuses äkki nad saavad kliendist erinevalt aru või hakkavad sellised kahtlused tekkima, et me saame erinevalt aru samadest asjadest, siis on meie vastutus võimalikult vara üle rääkida, et meie saime sellisest nõudest niipidi aru, kas klient ootab sama asja, kas kliendil on äkki hoopis mingisugused teised ootused. Kui me sellised võimalikud lahkhelid võimalikult varakult lauale paneme, siis me hoiame ära suuremad probleemid hiljem, sest ka klient või kliendi esindaja meie jaoks, eks tema töö ole oma organisatsioonis seda projekti kaitsta, tema käib oma arusaamaga sellest projektist oma majas ringi, räägib teistele, mida ta lauda toob varsti, seletab ära, millal asjad valmis saavad, palju nad maksma lähevad. Ja kui seal on tekkinud arusaamatusi ja need tulevad välja alles projekti lõpus, siis on ka kliendi esindaja oma organisatsioonis väga raskes olukorras. Kui aga jällegi panna arusaamatused lauda võimalikult varakult, siis on aega ja võimalust mõlemal pool olukorda parandada veel. Ja muidugi, kui tekib selliseid väga äkilisi ja väga suuri probleeme, et tõesti laivis on mõni kriitiline viga, on juhtunud mingi küberintsident või selline asi, mis avastatakse äkki, mis tuleb järsku ja mis mõjutab projekti kohe. No sellisel juhul absoluutselt kohene kiire kommunikatsioon ja suhtlus kliendiga ja hästi tihe ja kiire suhtlus kliendiga on praktiliselt sama suur väärtus kui probleemi tehniline lahendamine. Ja sellises olukorras me peame ka aru saama,
et väga tõenäoliselt on klient samuti olukorras, kus tema peab edasi rääkima, mis juhtus, miks juhtus, mis edasi saab, kuidas probleem saab lahendatud, mis tagajärjed sellel olid, kuidas välditakse sama olukorra uuesti juhtumist ja see on kõik siis informatsioon, mida meie peame andma kliendile. Kas teil on võib-olla ka mingisuguseid elulisi näiteid või võib-olla lihtsalt kõige meeldejäävamad nii-öelda hetked? Näiteid probleemidest. No jah, kui hakata projektide algusest peale, siis meil kindlasti on nii mõnelgi korral juhtunud, et me ei ole täpselt õieti aru saanud, kui suurele ärile näiteks on üht või teist lahendust vaja, et klient ise on suur, aga üks toode võib-olla on tal alles testimiseks, uus toode väikse mahuga ja kui klient on küsinud siis sellele tootele tarkust peale, mida me siis teeksime, me oleme selle pakkumise dimensioneerinud kliendi kogu äri järgi, mitte selle uue toote järgi ja selgub, et proovipartiile mõnele 100 müüdavale ühikule ei ole lihtsalt sellises skoobis rakendust vaja olnud. See on selline kommunikatsiooniviga meie poolt. Samuti iseenesest konflikte on meil klientidega paljudes projektides, kus klient ongi tulnud oma mingite ootustega, millest me ei ole kohe aru saanud ja jällegi, et ongi oluline olnud üle küsida ja rääkida ja siis ka väga julgelt omalt poolt pakkuda välja lahendusi, mis meie arust töötavad paremini. Põhjusega ma arvan öeldakse, communication is key. Absoluutselt. Aga et vahepeal tulevad kliendid siis mingi omade väga suurte mõtetega peale, mis võib-olla ei ole väga realistlikud, et kuidas tagada see tasakaal, et tuua võid natuke maa peale? Esimene samm on jällegi see, et meie teenuse osutajana peame aru saama, mis on kliendi äri, miks kliendi seda projekti vaja on ja miks seda konkreetset funktsionaalsust või nõuet kliendile vaja on. Kui me sellest kohe aru ei saa, siis esimene samm on kliendilt siiski mitu korda üle küsida, et väga tõenäoliselt sellel kõigel on väga mõistlik selgitus olemas ja meie peame endale kõigepealt selgeks tegema, et mida klient päriselt tahab ja kui me sellest aru ei saa, siis väga tõenäoliselt seal on esimene puudujääk ka meis. Aga kui siiski tundub, et meil on sellisele kliendi eesmärgile paremad lahendused kui see, mida klient küsib, siis me väga julgelt räägime oma mõtted klientidele välja, selgitame, miks meie arust see, mida algselt on küsitud, miks sellel on paremaid alternatiive olemas, selgitame, kuidas meie asju teeks, kuidas me näeks. Selliseid muudatusi me teeme projektidesse tihtipeale koos kliendiga. Kui sellegi poolest klient on otsustanud, et tema jaoks on just tema valitud arhitektuur või tehniline lahendus või mingi muu nõue on tähtis ja tema tahab, et see igal juhul niimoodi oleks, siis päeva lõpuks iga projekti omanik on klient ja klient saab siis otsustada, ta peab valima funktsionaalsuse, projekti hinna, projekti ajakava vahel. Kui tahetakse suuremat funktsionaalsust või tehniliselt keerulisemat funktsionaalsust, siis see mõjutab ajakava ja hinda, kui see on kliendil okei, hea küll, siis nii läheb. Kui päeva lõpuks on ikkagi olukord selline, kus klient tahab funktsionaalsust, aga väga kiiresti ja väga odavalt, siis meie asi seda võimalikult kohe öelda, et sellisel juhul me ei ole sobilik partner, me ei suuda või ei oska nõutud asja, nõutud raha ja ajaga teha, ja siis saab klient minna ja otsida oma lahendust edasi. Aga liiguks võib-olla siis natuke selle projektijuhtimise juurde, et Kadri, mis on sinu arvates kõige olulisemad komponendid selle projektijuhtimise juures?
no ma arvan ka, et kõige olulisem on ikkagi see, mis Ilmar juba ütles, see suhtlus, et me omavahel suhtleme, nii siis tiimiliikmed siis omavahel, kui siis tiimiliikmed meil tegelikult suhtlevad ju ka kliendiga ja pidevalt kontrollida, et kas me saime üksteisest ühtemoodi aru, et kas see, mida me teeme, on see, mida siis klient ka soovib ja omavahel samamoodi, et kas me saame aru, mida keegi teeb. Ja teine asi, mis ma arvan, on hästi oluline alguses kohe aru saada, et mis on see, mida me teeme, mis siis loob nüüd kliendile väärtust. Et me igapäevases töös kogu aeg mõtleksime, et kas see, mis ma teen, et kas see on just see, mida ma pean praegu tegema. Ja kui mul tekib siis mõte, et äkki me saaksime seda väärtust veelgi paremini teha, et siis on ka igaühe kohus seda infot siis jagada ja tõsta seal tiimis, et me kõik loome seda parimat tulemust. Ja meil ongi see töö üles ehitatud just nagu meeskonna tööle, et ei ole niiviisi, et üks inimene midagi ära teeb, vaid meil ongi tiimid ja meie ühine panus on see, et me saaksime siis selle parima tulemuse ära teha ja ma arvan, et need ongi selle eduka projekti komponendid ka. Ja võib-olla kui nüüd praktilistest asjadest rääkida, et mis on tavaks, ongi selline alguses selline kick-off kohtumine, et kas see on siis kliendiga ja projekti liikmetega või siis tihti on see ka lisaks veel tiimi sees, et üksteise ootused läbi rääkida, et mida ma tahan, mida ma ootan siis teistelt osapooltelt, samamoodi ajaraam, tehnilised vahendid, mida iganes veel, aga ka sellised pehmed asjad, et näiteks, et kuidas ma ootan, et näiteks tagasisidet antaks või kui midagi valesti läheb, et kuidas ma tahan, et sellele reageeritaks ja mida meie selles koosseisus, selles tiimis üksteiselt ootame, et mida me vajame selleks, et tiimina hästi toimida, et inimesed on erinevad ja et jällegi siin hoida siis ära need möödarääkimised ongi hea need siis kohe omavahel läbi rääkida ja kaardistada. Aga kuidas kõige paremini siis tagada seda, et projekt näiteks püsiks eelarves, oleks ajakavas, et oleks nagu kontrolli all kõik? Okei. No see, et projektid püsiksid ajakavas ja eelarves, oma ettevõttes oleme selle lahendanud niimoodi, et me oleme oma ettevõtte organisatsiooni ehitunud üles väga iseseisvatele arendusmeeskondadele. Ehk et meie arendusmeeskonnad saavad ise kliendiga kokku leppida oma kliendiga, mida nad lubavad ära teha, mis ajaks nad lubavad seda ära teha, millise arendusprotsessiga nad koos kliendiga töötavad, milliseid töövahendeid kasutavad. Ehk et inimesed, kes vastutavad selle eest, et projekt õnnelikult valmis saaks, nad ka ise lepivad kliendiga kokku, kuidas niimoodi tehtud saab. Ja nad ise vastutavad selle eest, et nad regulaarselt, tihedalt käivad kliendi juures ja näitavad, kuhu nad on jõudnud, milline progress on, millised küsimused on tekkinud, arutavad läbi, millised mured on tekkinud, arutavad läbi. Et väga suur osa sellest, et meil projektid saaksid tehtud, sõltub meil sellest, või on üles ehitatud sellele, et meil on arendusmeeskonnad väga iseseisvad oma töö korraldamisel. Ja lisaks sellele, et meeskond on iseseisev, siis arendusprotsess ise peab ka loomulikult tagama seda, et meeskond ja klient peavad tegema tihedalt koostööd ja et meeskond peab regulaarselt informeerima klienti progressist, mis olukorras ollakse, kas prognoos on, et me saame kõik õigeks ajaks valmis. Et sellisel juhul ei saa tulla kuskil projekti lõpufaasis väga suuri üllatusi või ootamatusi. Ehk siis ikkagi selle meeskonna projektijuhtidel ja teistel tiimiliikmetel on väga oluline just need pehmed pooled ka, et kliendiga suhtlus ja kõik see tagasiside andmine ja kõik need asjad. Absoluutselt, et kindlasti tahaks rõhutada, et ka kõik insenerid, kes meie ettevõttes töötavad, peavad suutma suhelda ka kliendiga, peavad igal juhul suutma väga hästi koos töötada ülejäänud tiimi liikmetega, et see koos töötamise ja suhtlusoskus on kindlasti samaväärselt oluline, kui on tehnilised oskused ja nii nagu siin võib-olla 10 või 20 aastat tagasi oli usk, et
IT-mees on niisugune üksinda kõik ära tegev inimene, et noh, see tegelikkuses ei tööta kuidagi, et tulemuse saavutab alati meeskond koos. aga mis on võib-olla siis ongi kõige suuremad need levinud tagasilöögikohad ja vead, et kuidas nagu nendest üle saada, et noh, mingi lahkhelid ja või siis meeskonnasisesed mingisugused arusaamatused või mingi suhted? No eks igal pool, kus inimesed töötavad koos, võib midagi juhtuda. Et on need siis sellised inimlikud möödarääkimised või läheb midagi, tuleb mingi viga kusagil, siis et eks meil kõigil juhtub, et me kõik oleme inimesed. Ja mis seda kõige rohkem aitab ära hoida, noh, ennekõike on ka need agiilsed põhimõtted, mida meie arendustiimid siis jälgivad, kuhu on nendesse protsessidesse, noh, kõik teevad nüüd võib-olla natuke erinevalt, aga sellised põhimõtted on ikkagi nagu sarnased, et sinna sisse ehitatud sellised kontrollkohtumised või sellised demomised, et kus me saame jagada, mida me teeme, kas mul on mingeid takistusi, kas on midagi juhtunud ja need toimuvad tegelikult iga päev. See võtab küll väga vähe aega, võib-olla 10-15 minutit, aga see tagab meile, et see, mis on saanud juhtuda, ei saa olla väga palju, sest eelmisest kohtumisest on ainult üks päev möödas. Ja teine asi on see julgus, mida me ka ootame, et kui midagi on juhtunud, siis ma pean olema julge seda siis ka jagama, sest ega me muidu seda ju parandada ei saa. Ja noh, teisipidi on see ootus ka siis tiimiliikmetele, et me loome sellise keskkonna oma tiimis, et seda on turvaline siis ka jagada, et me oleme tegelikult ikkagi endiselt meeskonnana väljas selle eest, et me saaksime selle töö ära teha ja sealjuures me peame neid vigu tunnistama ja koos siis neid ka parandama ja seda asja siis lahendama hakkama. Sest ega nad muidu ju ära ei lähe. Mis puudutab nüüd kliendile seda jagamist, et siis ongi, noh, me töötame tavaliselt, ütleme, tüüpiliselt niisugustes arendusprintides, et need kestavad võib-olla need arendustsüklid, kus me võtame sellise väikse eesmärgi, et mida me näiteks tüüpiliselt 2 nädalaga ära teeme arendustiimis. Ja kui see aeg saab läbi, et noh, see võib olla ka pikem aeg või lühem, aga ütleme, et enamasti on klassikaline. Ja kui see on siis läbi saanud, siis tüüpiliselt ka näidatakse kliendile, eks ju, et mis siis on tehtud, jagatakse omavahel, et mida keegi tegi ja noh, nagu Ilmar ütles, et seda teebki siis see arendaja, kes siis seda siis päriselt tegi, sest tema teabki kõige paremini, et mis ta siis tegi. Ja kui sealt tuleb midagi välja, et see ei ole päris see, mida klient mõtles või tahtis või tuleb mingid uued mõtted, mida võiks tegelikult teha veel või parandada või täiendada, et siis need on ka need kohad, et kus need välja tulevad. Noh, ja loomulikult ka siis see, et väga tihti võivadki tulla igast uued mõtted siis, kui me näitame, et nüüd on juba nii palju tehtud, et siis sellises olukorras on meie tööga see kliendi juhendamine ja hoida siis silma ees seda, et milleks me alguses siia kokku tulime, et mis oli see algne vajadus, kuhu poole me oma selle tööga liigume ja tegelikult siis ka rääkida, et kui me nüüd midagi õpetada, et kui me nüüd midagi muudame, et mida see siis endaga kaasa toob, et kas see siis tähendab eelarve suurendamist või mingisuguste teiste prioriteetide ülespoole tõstmist ja tahes-tahtmatult siis millegi näiteks tahapoole panemist ja siis koos kliendiga otsustada, et mis see siis kõige parem on ja siis nii-öelda teavitada või siis tuua need asjad kliendi ette, et ta saaks siis valida, et kuidas ta siis soovib edasi minna. Võib-olla täiendaks, et tagasi küsisid, et mis need olulised oskused siis on. Et tegelikult Kadri rääkis väga olulisest teemast, et vigade märkamine, vigade tunnistamine, jah, loomulikult igaüks ise peab välja tooma selle, et mis tema töös hetkel valesti on läinud või kust abi vajab. Aga tegelikult ennast on raske kõrvalt jälgida ja seetõttu on ka meeskonna ülesanne, reaalne töö ülesanne, et kõik meeskonnaliikmed panevad tähele ka, mida teised teevad enda ümber ja annavad ausat tagasisidet üksteisele. Ja see on tegelikult igapäevases töös üks hirmus raske ülesanne. Et nende inimestega, kellega sa iga päev ühes ruumis koos töötad, kellega sa hästi läbi saad, et siis ühel hommikul öelda, et kuule, ma olen vaadanud, et sul on nüüd 3 päeva järjest tulemus tegemata, et midagi on valesti. On raske öelda. Aga seda peaks nüüd vaatama niipidi, et kui sa meeskonnaliikmena oma kolleegi vead märkamata jätad ja noh, oled hea sõber ja ei ütle midagi, siis sellised asjad hakkavad ketrama ja mõne nädala või kuu pärast
kuna see inimene ise tagasisidet ei saanud, et ta midagi valesti teeb, ta teeb muudkui samamoodi edasi, see viga kordub ja kasvab, ja siis 1-2 pärast ei saa enam niimoodi pehmelt öelda, et natuke on midagi küsimust tekitanud või et kas sa vajad abi, et 1-2 pärast tuleb juba väga kuri jutt, kus kogu meeskond on üksteise peale pahane, et midagi on kogu aeg tegemata, keegi ei tee tööd, kõik on laisad. Et selles mõttes varakult tagasiside andmine, see on küll keeruline, aga see hoiab ära tohutult palju hädasid hiljem. Hästi nõus ja tegelikult see on ka sinna arendusprotsessi sisse nii-öelda põimitud, et iga kord, kui see väikese 2-nädalane tsükkel läbi saab, et siis on ka selline tagasivaate koht, et kus siis vaadatakse tiimi sees, et mis meil läks hästi, nii siis selle sprindi vaates või selle väikse tsükli raames, kui ka võib-olla mina isiklikult enda sisse vaadates, et kuidas minul läks, mis läks hästi, mis oleks võinud paremini minna ja meiega tiimina, et mis oleks võinud minna paremini ja mis läks hästi ja siis lisaks sellele, et me selle siis sinna lauale toome, tegelikult mõeldakse ka välja, et mis siis teha saab. Ja nendest kohtumistest on ka kasu ainult siis, kui me päris asjadest räägime, et me alati ka suuname ja püüame selle poole liikuda, et seal oleksid need asjad, mis siis vajavad parandamist ja siis võtta see vastu ja leppida siis ka kokku, et mis me siis teeme tiimina. Ja siit tulebki võib-olla jälle need pehmed oskused välja, et see tagasiside andmise ja nii-öelda saamise oskus, hästi keeruline komponent, aga kui sa selle ära õpid, siis see tuleb kindlasti väga kasuks. Jah, üks asi võib-olla veel, et minust kohati on veel raskem öelda neid tunnustavaid sõnu, et tegelikult see asi peab alati olema ka tasakaalus, et kohati ikkagi inimestena püüame, kuidagi kergem on märgata seda, et siin on plekk või seal on kehvasti, aga seda, et täna on tegelikult kõik, see on küll päris hästi tehtud, et seda on nagu raskem teha. Ja me ise püüame selle poole, et kui midagi on hästi, et siis selle tunnustamine on ka hästi oluline, ka nii igapäevases töös kui ka ettevõtte üleselt, et meil on loodud selline keskkond, et sa saaksid ka tunnustada nii-öelda, et näiteks kirjutad kellegi kohta, et tema tegi seda hästi ja tänan sind selle eest ja siis ta kuvatakse siis ka sellises sisekanalites ja see tunnustus siis jõuab nagu laiema pildini ka. Aga kuna teil on need sellised oskused, ongi tagasiside andmine, vastuvõtmine, delegeerimine, kõik sellised väga olulised töös, et kas te muidu pakute ka mingeid koolitusi selle jaoks, et võib-olla osadel ei tule see nii lihtsalt või lihtsalt see tuleb kuidagi ajaga? Ma arvan, et väga vähestel inimestel tuleb see väga lihtsalt see tagasiside andmine, et see ongi päris keeruline oskus, millest ma arvan, et me kõik saame areneda või nii kaua, kui me olemas oleme, et see ei ole selline asi, mis oleks kuidagi väga lihtne. Ja siis sellepärast on see ka osa meie sisseelamisprogrammist, et kus me õpetame inimestele hästi praktiliselt, et kuidas see tagasiside andmine käib, harjutame hästi praktiliste situatsioonide pealt, mida me olemegi korjanud oma igapäevatööst, et täiesti tavalised situatsioonid, näiteks kas või seesama, eks ju, mida Ilmar rääkis, et ma olen märganud ja et kuidas seda siis öelda või ka sellised pisikesed asjad, et mina eelistan töötada niiviisi, et näiteks, et minuga lepitakse aeg kokku, kui ma tahan, et räägitakse ja ma ei taha niimoodi suvalist segamist, aga teine just tahab sellist, et ma tahaks kohe need asjad ära rääkida, et siis ka selle tagasiside andmine, et kui sa seda ei anna ja kogud, siis lõpuks hakkab ikkagi väga häirima. Et siis selliseid väikseid pealtnäha sellised kerged situatsioone, mis ükskõik mis töös võivad ette tulla, et neid me siis ka harjutame läbi ja vajadusel saab uuesti tulla koolitusele ja uuesti harjutada, et päris tihti öeldakse, et ma tahaks nüüd jälle tulla. Aga see on olnud ka sellised olukordi, kus inimene ei saa aru, et tal võib-olla oleks vaja seda koolitust, aga siis on vaja veidi suunata, et äkki palun mine vaata. Ja, et äkki tuletad meelde paar asja. No see on 2 varianti, et üks on see, et kõik uued töötajad, kes meiega liituvad, et nemad osalevad meie sisseelamisprogrammis ja see on nii-öelda nagu kohustuslik osa selles programmis. Teine koht on see, et meil on ka sellised regulaarsed arenguvestlused, kus siis on üks osa selline endasse vaatamine ja siis eneseanalüüs, et kus ma siis täidan ankeeti ja arutan siis, et mis mul see siis, kuhu ma tahan liikuda ja kuidas mul läinud on ja mis võiks paremini, aga teine osa on siis ka see, et ma saan sealt oma tiimikaaslaselt tagasisidet nii-öelda
kes siis ütlevad ka konkreetsete oskuste raames, et kuidas mul siis läheb. Ja noh, see tagasiside vaadatakse siis ka koos selle inimesega üle, et kui sealt näiteks kuidagi kumab läbi, et selline tagasisidestamise oskus või mis iganes oskus oleks midagi, mida võiks arendada, et siis me pakume loomulikult koolitusi ja aitame otsida neid võimalusi, et kuidas siis neid oskusi ühelt poolt siis seda teooriat omandada, aga et kuidas siis ka neid siis praktikas katsetada ja vajadusel olema siis ka hiljem juures, et tavaliselt ühest koolitusest ikkagi sa saad sellised teadmised, aga see oskus kuidagi jääb sinuga ikkagi nagu pikema aja jooksul. Tegelikult see on isegi veel tihemini, sest meil nagu öeldud, projektid on jaotatud lühikesteks arendusetappideks, sellised mõnenädalased või nädalased. Ja tegelikult selliste lõpus tuleb ka teha kokkuvõtteid ja see kokkuvõtte osa on ka see, kas me tiimina toimime hästi, kas me suudame koos hästi töötada. Ja vahel tõesti peab andma tagasi, et meil keegi tuli tiimi uus liige, kes ei oska teistega veel koos töötada või teised ei oska temaga koos töötada. Et jah, näiteks ta annab tehniliselt väga pädevat ja sisuliselt väga asist tagasisidet, aga annab seda viisil, et kõik ülejäänud tunnevad ennast väga halvasti. Et siis see ongi koht, et öelda, et see, mis sa räägid, on õige ja hea ja räägi edasi, aga proovi seda teha niimoodi, et teised saaks ka samas ruumis töötada. Ja siis sinna juurde lihtsalt, et miks see oluline on. Et läbi selle, et mis on selle tagajärg, kui sa teed seda nii, nagu sa praegu teed. Et see eesmärk ei ole kunagi kellelegi midagi halvasti öelda, vaid just nagu selgitada seda teist poolt, et miks me seda muutust vajan. Kas teil on ka võib-olla mingisugused konkreetsed mingi tehnoloogilised lahendusi või mingi programme, mis siis aitavad projekti juhtimist või nagu, sellised ongi praktilised näited selles, et me oleme kasutanud näiteks Slacki ja mingit Toggle'it, eks ole, aga kas teil on võib-olla midagi veel? Tegelikult on niisugune lugu, et me töötame suurte rahvusvaheliste ettevõtete jaoks ja meil kliente on palju, neil kõigil on mingisugused oma arendusprotsessid paigas ja tihtipeale ka mingisugused tööriistad valitud. Et meil on oma arenduspõhimõtted, me igal juhul järgime agiilseid arenduspõhimõtteid, aga kuidas me täpselt neid implementeerime, milliste tööriistadega iga kliendi juures töötada tuleb, see ongi nüüd see, mille iga arendusmeeskond peab oma kliendiga kokku leppima, arvestades seda, mis see infrastruktuur kliendi juures juba ees on, kui palju saab sinna midagi meie poolt lisada, meil on oma tööriistad, mida me soovitame, aga kui kliendil on juba mingi oma stack valitud, siis me peame seda kasutama. Et siuke pidev kohanemine on oodatud? Vältimatu, arvestades, et meil ka inimesed liiguvad projektist projekti ja kliendist kliendi juurde vastavalt sellele, kuidas seda tehnilist oskust vaja on, mis neil on. Et kohanemist uute tiimikaaslastega, uute klientidega, uute tehnoloogiatega, seda on väga palju. Kas teil on võib-olla lõpetuseks ka mõningad nõuanded kõikidele meeskondadele ja projektijuhtidele? Jah. Ma arvan, et kokkuvõtlikult ongi see, et alustada sellest, et küsida endalt ja tiimilt, et mis on see, mis me teeme, miks see on oluline, mis on see väärtus, mida me läbi selle pakume. Et me kõik saaksime sellest ühtemoodi aru. Et siis on, et meil oleks selge siht, kuhu poole me püüdleme, ja siis me saame kõiki neid teisi tegevusi, mida me teeme, siis sellega võrrelda, et kas me liigume siis selles suunas või me ei liigu, et kas aitab meid edasi, mis me teeme või ei aita. Siis ma arvan, sellised kindlad loogilised töörituaalid, meie jälgime agiilseid protsesse, et need oleksid võimalikud, et sa saaksid nii-öelda ka seda eduelamust nagu võimalikult lühikese aja taga, et samas ka seda tagasisidet, et kui midagi ei ole läinud nii hästi, et see lõtk või see periood oleks võimalikult väike, et siis on see risk, et midagi suurt väga halvasti läheb, kas siis inimsuhetes, tiimisuhetes, selles tootes või selles töös, mida me kliendile teeme, et see oleks võimalikult väike, et väikest asja on alati kergem parandada. Ja kui me tabame, et midagi läheb hästi selle väikse aja jooksul, siis seda uuesti teha on ka jälle lihtsam. Siis need sellised, kas või, need on küll sellised praktilised koosolekud, aga näiteks hommiku kutsutakse neid siis erinevate nimedega, aga sellised
stand-up'id või püstiala koosolekud, et kus kiiresti käiakse üle, et mis ma täna teen ja mis ma eile tegin ja kas mul on mingeid takistusi või vajan kusagil abi, et need tegelikult on hästi efektiivsed ja kiired. Et on küll see koht, et balansseerida, et me ei räägi nüüd väga detailselt, aga et samas ikka saame selle info edasi anda, et see vajab võib-olla harjutamist ja võib-olla kohe ei tundu nii loogiline, aga kui see saab paika, siis see on hästi toetav. Ja teha ka selliseid regulaarseid tagasivaateid, et võib-olla alguses tundub, et see on et mis me siin ikka nüüd hakkame niimoodi arutama, aga tegelikult sealt saab häid mõtteid, sest kui me kordagi ei tee sellist pausi ja ei vaata, et kuidas meil siis läks, mis läks hästi, mis vajaks parandamist ja teha mingi plaan, siis tegelikult pikas plaanis see aitab meid edasi ja see on jälle see koht, kus me saame seda võrrelda selle esimese eesmärgiga, et kas me liigume sinna poole, kuhu me tahtsime liikuda. Ja võib-olla ka see, et lisaks sellele, et koolitada inimesi siis sellise tagasiside andmisel ja kiitmise ja tunnustamise juures, inimesed tulevad tööle ikkagi tervikuna, et kui neil on muresid, probleemne, kas või näiteks vaimse tervise hoidmine, et need on kõik olulised asjad, mida tuleb arvestada ka tiimis ja tööl, et see võiks olla hea kultuuri osa, et märka oma kolleeg, et meil tiimid töötavad väga iseseisvalt omaette, või mitte omaette, aga autonoomselt, et siis nemad tiimi sees teavad kõige paremini, et kuidas neil üksteisel läheb. Ja me õpetame ka seda, et kuidas märgata, et kuidas su kolleegil näiteks läheb ja mis siis teha. Et see tundub hirmutav, aga tegelikult esimene samm on see, et küsi, et kuidas sul siis läheb, võta selleks aeg ja aitame siis tegelikult sealt juba edasi, et kui see esimene samm on tehtud. Ja ma arvan, et see, ja samamoodi muidugi ka õppimiskultuur, et maailm muutub pidevalt ja me peame kohanema ja et selline igapäevane ja pidev õppimine ja selle õpitu teistega jagamine võiks olla samuti selle tiimi kultuuri osa. Võib-olla rõhutuks uuesti üle ka selle, et me töötame meeskonnana. Tähendab seda, et on hästi oluline, et kõik inimesed, kes meile tulevad, neil on küll head tehnilised oskused igal juhul vajalikud, aga võime töötada koos teiste inimestega, võime sõlmida kokkuleppeid, võtta vastutus selle eest, mida sa oled lubanud, anda märku, kui sa oled hädas või kui sa näed, et ka kogu meeskond läheb natuke rajalt mööda, et siis tõsta käsi üles ja öelda, et meil on probleem. Et sellised suhtlusoskused on tohutult olulised selleks, et meeskond tervikuna suudaks midagi saavutada. Aga selge. Suur aitäh teile selle huvitava vestluse eest. Et kas te soovite veel midagi lisada? Me lisaks seda, et me hetkel siis otsime endale ka praktikante ja selle kohta täpsemalt saab meie kodulehelt lugeda siis selle internshipi lehe pealt ja otsime siis hetkel embedded arendajat ja siis otsime iOS ja .NET arendajad praktikale ja iOS arenduse puhul ei ole tegelikult üldse oluline, et seda Swifti oleks juba enne õpitud, et see ongi tegelikult midagi, mida see praktika jooksul saab ka siis õppida ja lisaks otsime veel siis ka data engineeri ja siis BI ja analüütikut. Aga täpsema info, ma arvan, et leiab kõige paremini sealt kodulehelt. Aitäh teile! Ja aitäh ka kuulajatele! Järgmise korrani siis. Tšau!